Tere, minu nimi on Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Tulin sõbre Markoga, paistab seal, kanuutama. Täpsemalt Põduste jõele Saaremaal. Oleme ju tegelikult juba teel tagasi, ehk siis matk oli niimoodi, et alustasime Jahisadama juurest, vaatasime kaugele jõudsime ja tuleme jõge mööda nüüd tagasi. Mis me siin jõe peal näeme või nägime, seda juba siis täpsemalt järgnevalt. Start siis Kuressaare Jahisadama juurest. Vaatan, et siin kellegi jaoks on hooaeg juba alanud. Enamike jaoks on muidugi veel purjekad paadid veel kalda ääres. Aga meie jaoks on hooaeg ka nüüd alanud. Juhu! No, siit keset laht on täitsa madal või mingi väike madalik. Aga mis ma tahtsin tegelikult näidata, et siis siin on Tori jõe suue, aga sealt me ei lähe, kuna tegelikult on ka näha, et seal on truup selline, kust ei saa kanuuga läbi minna, nii et me läheme siis hoopis veel natukene suurema kaarega Põduste jõe poole. Seda ei oleks küll oodanud, et siin mere peal sihuke kiviväli ja hetkel lihtsalt isegi põhja nüüd kinni. Aga et siin nii madal ja nii palju kive, no see on küll väike üllatus. Nii, mere pealt tuleme. Jõe suue nüüd on siin. Proovime siit roostiku vahelt läbi minna, et mööda jõge üles minna. See nüüd on siis Tori ja Põduste jõe hargnemine. Põduste jõe tuleb siit ja Tori jõgi läheb sinna. Põduste jõgi jätkub seal. No kas pärast sealt kaudu minna on ka muidugi variant. Siin siis jõe kaldal, ehk siis on see parem kallas. Me sõidame praegu üles jõge. Aga jõe parem kaldal on siin näha sellisest lautteed, et mingi hetk siis üritame ka linnuvaatlustorni juurde minna. See lauttee peaks siis viima sinna ja see kulgeb mööda siis jõe kallast. Siin on nüüd jalakäijate sild üle jõe. Ma pean ütlema, pole sellest sillast väga teadlik või tähendab, et see sild nii uhke on. Järjekordne kergliiklus, sild. See on siis Kuressaare haigla taga. Ja siin kohe haigla taga on ka helikopteri maandumisplats. Ja siin on väga ilusat tuulelippu. Paneme jõge mööda üles veel. Ees on ootamas esimene kärestik, kuidas me sellest üle saame. Eks see paistab. Väga ilus vaade siin jõele, puud ilusasti mõlemal pood. Praegu on ka ilusti palju näha, et puud on veel raagus, aga päike paistab, väga ilus. Jäime siia põhja peale kinni, suur silla juures. Vaatame, kuidas me siit edasi saame. Kuressaare suur sild. Mainitud on juba aastal 1650, eski ta oli juba puidusild. Siis aastal 1820 ehitati juba kivisild. Tegu on siis ühe pikima ja vanima säilinud Eesti kivisillaga. Pikkust 105 meetrit, laiust umbes 7 meetrit. Sillal on 12 kaareava ja suurvee ajal ilmselt voolab see Põduste jõgi kõigi sillakaarte alt läbi. Proovin praegu ise ka ühe kaare alt läbi minna, see on päris porine. Tegu on siis vana raudteesillaga. 1952 Roomassaare kihelkonna raudtee. Mõte oli siis, et see raudtee teenindaks rannakaitsepatareisid nõukogude ajal, aga selle raudteel tegelikult väga pikka iga polnud. 1956 lammutati raudtee ära. Siin on siis näha, kus raudtee läheb kihelkonna poole. Tulles nüüd mõnest kitsamast ja raskemast kohast läbi, siinkohal on jõgi päris lai ja sirge, nagu oleks kraav tehtud siin sellest jõest. Nii, siin on nüüd näha hargnemine, Pähklejõgi siin, Põduste jõgi läheb siit edasi. Või hargnemine, siin on pigem Pähklejõgi suubub siia Põduste jõkke, kuna praegu sõidame ülesvoolu.
Nii, jõudsime nüüd sellise koha peale, kus Põduste jõgi läheb siit vasakule, Laugi jõgi paremale. See on hea küsimus, kas tahta minna natuke kitsamalt mööda või siis Laugi jõge mööda, mis paistab praegu palju laiem ja ahvatlevam. See liitumiskoht siis Laugi ja Põduste vahel on seal. Aga Põduste ise on ikkagi suht selline hädine jõgi siit nii-öelda ülespoole minnes. Et ei hakka siin rohkem rohstikus ragistama. Keerame otsa ringi ja vaatame siis natukene rohkem Laugi jõge mööda edasi. Tegelikult päris sürmaastik siin. Ühelt poolt on see Laugi jõgi, seal on ka siis väike purre. Aga teistpidi on jah, siin on Karjamaa, see jõgi voolab sinnapoole. Aga siin on ka kobras tegutsenud ja võtnud päris mitu puud maha ja ka nii-öelda siis korralikult ära koorinud ka seda puud. Selles mõttes ongi müstika, et kus see kobras jõe pesitseb, et ei ole nagu näha ühtegi nagu tammi siin ja jõe peal. Aga teistpidi on siin nagu selline tööstusmaastik, ühelt poolt nagu elektriliinid ja siin samas on siis saeveski ja tagapool on ka jäätmejaam. Et selline korralik nii-öelda segamaastik, tahaks siis öelda. Nii, selle purde juurest keerasime otsa ringi ja hakkame tagasi sõitma. Et üks natuke ajaline surve ka, aga et ei jätka väga putkestama. Et jah, siis tagasi. Põduste linnuvaatlustorn. Näib ilus laute. See nüüd on siis hargnemise koht, kus paremale läheb Põduste jõgi, vasakule Tori jõgi. Et mitte siis korrata oma teekonda, siis proovime Tori jõge. Jah, seal tuleb ilmselt, pardid. Jah, seal tuleb ilmselt korra kanuuga välja tõsta. See on siis see Aia tänava läbimurre Sõrve teelt Aia tänavale ja see uus truup. Noh, siit truupidest vist läbi ei mahu. Aga proovime ikka järgi. Teeme ühte limbot siin ka. Siin päris palju ruumi. See on see, ei tea, kas te hüppate ikka välja ka läheb? Loodan, et läheb. Juhuu, läbi tulime. Palju ämblikke võrke. Nii, jõudsime nüüd siia mere peale välja. Kohe on siit jahisadamesse ka minek. Väga äge oli. Marko, tahad sa ka midagi öelda või? Torust läbi mahtumine oli küll napikas. Jah, see oli väga äge. Pea oli vastu lage. Pea oli vastu lage. Väga äge. Aga siit kõik ja näeme ikka õues. Üks tehnika, kuidas kanuud jõe ääres seisma jätta, sõita puu ja kalda vahele. Kanuu kaldasse kinnitamise järgmine tehnika. Paned lihtsalt purde raudtala taha kinni. Veel üks näide kanuu kaldasse tõmbamisest. Tõmba lihtsalt kõrgesse rohtu, ei lähe ta kuhugi siit.